Tervist! Meresiga siinpool ja tänaseks ei ole meil eesmärgiks saada teha mänguvideot, vaid tänaseks kavatsen ma jagada teile väikseid näpunäiteid, kuidas teie saate alustada oma raha teenimist Robloxis ja kõik on legaalne. Midagi illegaalset siin ei ole ja kavatsen jagada teile vähemalt 4 viisi, kuidas seda teha. Aga esimene viis on loomulikult teha Robloxis mänge, see on ka kõige raskem viis. Inimesed tihtipeale ei tule sellega toime, sellepärast et kõik ei oska programmeerida. Sellest ei ole mitte midagi, kõike saab õppida ja tavaliselt ongi LUA keel, mida siis Roblox kasutab kõige enim õpitud keel ja millega kõik alustavad. Et jah, tihtipeale mängudel läheb koode vaja, kui sa just ei kavatse sealt objektimenüüst mingisugust moodustist kokku panna ja mida vaevu keegi mängib. Inimestel peab olema lõbus mõelda selle peale. Alati tuleb mäng läbi ja lõhki läbi mõelda, et kõik oleks kombes ja kõigi vigadega saaks nagu arvestatud. Kui mäng on valmis, tasub sinna lisada ka mõningad game passi, näiteks mingi topeltkiiru, topeltjump, mingi paremad autod, oleneb mängu teemast ja loomulikult maksta neid Robuxe. Siis ilmselgelt teen selle pealt. Kui tahate Robuxe, palun väga saate Robuxe, kui tahate päris rahaks vahetada, on kindlasti olemas internetis selline arendajate keskkond, nagu Developers. Robloxis peate Robloxis kooskõlastama mõned detailid, nimelt peate olema vähemalt 13-aastane seaduse silmis ja olema developer. Aga see selleks siis. Kindlasti on ka riskifaktor väga suur ja alati ei ole kindel, et midagi üldse sellest välja tuleb. Teine viis, kuidas Robloxis raha teenida, on näiteks, et kui te olete mingisugune hästi populaarne suunamudija, siis saate kindlasti ka inimestele pakkuda seda, nimelt need, kes on äsja mänguga alustanud ja neil on kähku vaja külastajaid sinna, siis kindla peale saate reklaamida seda enda videotes, vlogides, mida iganes te teete ja selle pealt jagada tulu siis, selle pealt tuleneva tulu õiglaselt. Kindlasti mina soovitan mitte Robuxide teel, vaid siis kindlasti raha kätte, sest lihtsalt niimoodi on turvalisem. Aga samuti on ka siin tõenäosus, et ega enamik teist ei ole ilmselt populaarsed suunamudjad, nii et ma kardan, et see idee on ka nagu pigem selline oskajatele. Kolmas viis on see, mida sisuliselt igaüks saab teha. Kindlasti on sinul mingeid oskusi, mida sa oskad, teised jällegi ei oska. Kui sa ei julge sellist riski võtta, näiteks teha oma mängu või midagi sellist, siis kindlasti saad sa pakkuda teistele. Näiteks oskad programmeerida, pakud teistele programmeerimisteenust. On olemas selline platvorm nagu Viver, saad seal pakkuda igasuguseid värke. On igast pakkumisi erinevatelt mängijatelt, alustades mängude programmeerimisega kuni Bloxburgis maja ehitamisega. Ja väike saladus ka, ma oskan siiamaani Bloxburgis mitte midagi ehitada. Sellegipoolest, et kindlasti oskusi on erinevaid, vajadusi on erinevaid ja seal kõige parem on ka selles, et inimesed maksavad sulle. Tavaliselt on see loomulikult USA dollarites, mitte eurodes, aga asi see siis ei ole USA dollarid eurodeks vahetada, mis on samuti väga lihtne. Aga need olid siis tänased 3 sammu, kuidas Robloxis raha teenida. Ma loodan, et saite selle võrra targemaks ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti likeige, subscribe'ige ja kommentige, mida ma võiks järgmise nädala eest, nagu ma ütlesin, mul saavad ideed lihtsalt otsa, ma ei tea, mis teile meeldib, kui üldse meeldib. Nii et kindlasti jagage oma arvamust minuga ja ma võtan teid kuulda. Aga mis siin muud midagi, ütleme siis teile ilust tihjet aega ja olge tublid.